Siret Pihelgas, me rääkisime sihtasutusest Järvamaa raadioeetris mõned tunnid enne seda, mis siin praegu vanas restorani hoones toimus. Sa olid tänases Paide linna saates väga ettevaatlik ja väga vaoshoitud. Praegu paistab, et nagu õitsvam olek on. Sära on silmas. Ja. Mis siis juhtus vahepeal? Mis ikka juhtus, toimus avaüritus, kes siis meie peamise koostööpartnerid andsid teada, mida nemad siis ootavad ja millega nad siis tulevad Regionaalse Innovatsioonikeskusesse. Ehk siis ettevõtlusalast oli juttu Sandri poolt, Elle-Mari andis meile Koodjõhvi poolt informatsiooni, kuidas siis tuleviku Kood Järva töötab siin Paides ja Järvamaal. Siis Olavi andis meile ülevaate ettevõtlusinkubaatori koha pealt ja nii edasi, et kõigile meeldis. Tulevane koostöö on juba ette eostatud ja paika pandud, et ma arvan, et see tulevik saab väga olema Järvamaal. Kas need ettekanded ka sulle midagi uut ütlesid praeguses situatsioonis? Sinu jaoks on teema läbi töötatud, jah? Just. Me oleme koos töötanud ja koos mõelnud neid asju, et minu jaoks on need selles mõttes on läbi töötatud, läbi räägitud, aga teiste jaoks on, ma arvan, midagi põnevat ja uudset. Jälgisid publiku reaktsioone? Kas tulid kohale need õiged inimesed, keda sa ootasid? Kõik olid õiged inimesed, kes siia kutsutud oli ja need õiged inimesed, kes sinna täna kahjuks jõudnud siia tulla. Et ma arvan, et järgmise kohtumised tulevad veel ja veel uute ettevõtjatega, uute vabaühenduste liikmetega, poliitikutega näiteks, et kes iganes. Ma saan aru, ka selliseid seminare võib siin tulevikus tulla, et kui on pöördelisi ideid, on mõtteid, on mõni tegevusplaan juba paigas, millal siia järjekordselt rahvas kokku kutsutakse? Esmaste emotsioonide põhjal jah, et tuleb mai algus ja aprilli lõpus tulevad väiksed seminarid. Siis kuuleme, kuidas asjad on edasi liikunud. Aitäh ja palju õnne tänase päeva puhul!